Tervist! Fookuses saade taas eeteris, mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Niimoodi kristlased teineteist tervitavad ülestõusmise ajal. Aga tänases saates räägime teemal, mis tegelikult ka otsapidi puudutab kristlasi ja kristlikku haridust laiemalt. Ja me räägime teemal, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alustas juba eelmise aasta lõpus. Nimelt tuli siis välja selline homo- ja sooideoloogia 5-aastaku plaan, kus räägitakse seda, millised on riigi prioriteedid nii haridusvaldkonnas kui ka seadusloome valdkonnas kui ka välispoliitika valdkonnas, mis puudutavad siis kõiki nii-öelda homoideoloogia juurutamist Eestis. Mina ise olen seda dokumenti ka käsitlenud ühes oma kommentaaris, julgen öelda, et olen selle põhimõtteliselt läbi hekseldanud selle dokumendi sealt, see on siis 3. detsembri kommentaar homoideoloogia juurutamise 5-aastaku plaaniga tuleb riik meie laste kallale, võtsin ja lugesin seda dokumendi läbi ja siis esitlesin seda siin. Ja üheks peamiseks punktiks selle dokumendi juures oli riigi sekkumine ideoloogia kaudu haridustegevusse. See oli esimene ja peamine kellukene põhimõtteliselt, mis kõlisema hakkas. Ja kui me nüüd loeme seda dokumenti, meenutame natukene, mis seal kirjas on, siis ütleb see dokument sissejuhatuses nii. Noorte valdkonna kaudu kujundatakse väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi, süvendades noortes avatust, hoolivust ja lugupidamist enda ja teiste vastu. Suheldes LGBTIQ noortega austatakse tema inimväärikust ja enesemääramisõigust ning lähtutakse tema eripärastest vajadustest ja soovidest. Ehk siis noorte valdkonna kaudu hakatakse kujundama noorte eetilisi tõekspidamisi haridusasutustes ja riikliku haridusprogrammi kaudu. Ja see programm näeb siis ette kohe siin oma tegevusplaanis, mis on suunatud haridusministeeriumile ja pandud täidetavaks juba käesoleva aasta 4. kuu ehk siis aprilli raames, nii palju kui mina aru saan. Või kvartal. Või 4. kvartalis peaks olema see täidetud. Nii et siin on siis öeldud mida. See öeldakse, et HTM ehk siis Haridus- ja Teadusministeerium koostab soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks ning õppeprotsesside kirjeldused, milles selgitatakse, kuidas saab LGBTIQ teemasid käsitleda sobivat seostes erinevates ainevaldkondades. LGBTIQ teemasid on võimalik käsitleda näiteks põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkonnas, sotsiaalained, ajalugu, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus. Ja sellega seoses tuligi välja EKRE fraktsioon ja Varro Vooglaid, kes esitas arupärimise Kristina Kallasele, haridus- ja teadusministrile. Ning küsis, et mis siis on sellega kuidas on võimalik põhimõtteliselt lastel ja laste vanematel jääda truuks oma südametunnistusele, kes ei poolda sellist ideoloogilist indoktrineerimist ja kuidas on olud ka kristlikes koolides. Kuulame neid küsimusi kristlike koolide ja inimeste südame ja usutunnistuse küsimuses. Sellised on selle arupärimise küsimused ja siis kuulame ka Kristina Kallase vastuseid. Kas õpilastele ja ka nende vanematele jääb õigus keelduda nendes tundides osalemisest, kus asutakse LGBTIQ tegevuskava ellu viima? Või saavad õpilased olema kohustatud kõigis neis tundides osalema, kus osutatud LGBTIQ tegevuskava ellu viiakse? Seda esiteks. Kas on vabadus mitte osaleda nendes tundides vastavalt vanemate või õpilaste otsusele või ei ole sellist vabadust ja on kohustuslik nendes tundides osaleda ja olema siis sellele programmile allutatud koolides? Ja teiseks, mis saab kristlikest erakoolidest, millel ei ole LGBTIQ tegevuskava keskmes olev homo- ja transideoloogia usulistel ja muudel ilmavaatelistel põhjustel vastuvõetav? Kas ka sellised koolid saavad olema kohustatud LGBTIQ tegevuskava ellu viima?
Või saab neile olema tagatud vabadus seda mitte teha, et säilitada truudus kooli aluseks olevatele väärtustele ja tõekspidamistele? Ja tuleme Kristina Kallase vastuste juurde. Nüüd teie küsimus seoses sellega, et kas õpilastele ja ka nende vanematele jääb õigus keelduda nendes tundides osalemisest, kus arutatakse LGBTIQ tegevuskava teemasid. Vastus on see, et meil reguleerib õppesüsteemi või hariduses õppimise kohustuse osa reguleerib riiklik õppekava. Riiklikus õppekavas on määratletud kohustuslikud õppeained, mille õpetamine on ette nähtud põhikooli ja gümnaasiumi seaduse alusel. Õppekava tervikuna ei ole mitte kellelegi valikuline. Riiklik õppekava on standard, mitte soovituslik raamistik ja inimõiguste jälgimine on läbiv põhimõte. Õppekava tagab, et haridus kujundab kodanikke, kes väärtustavad võrdsust, sallivust ja demokraatlikke hoiakuid. Vanem ega õpilane ei saa valida, millistes õppeainetes või teemades osaletakse ja millistes mitte. Nüüd küsimus, mis saab kristlikest erakoolidest, millele ei ole LGBTIQ tegevuskava keskmes olev homo- ja transideoloogia usulistel ja muudel ilmavaatelistel põhjustel vastuvõetav. Ilmselt te teate ka ise, aga ma kinnitan siit puldist siis üle, et mis tahes üldhariduskooli tegevuse aluseks on riiklikult kehtestatud õppekava, mille alusväärtused ja sihiseaded on laiem ühiskondlik kokkulepe ja mis tagab iga inimese õigused ja vabadused nendes piirides, mille annavad teiste inimeste õigused ja vabadused. Erakooli õpilastele hariduse andmise aluseks peab olema riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Kooli õppekavas peavad olema kirjeldatud riiklikus õppekavas esile toodud 8 üldpädevuse kujundamise teemat, sealhulgas ka inimõigused ja inimeste vabadused ning täpsustused ka õppekorraldusele riikliku õppekava üldpädevuste ja õppe eesmärkides. Nii et erakool on kooli tegutsemisvorm, mis ei anna õigust kirjutada ennast välja haridusregulatsioonist, sealhulgas ka kooliastmele kehtestatud riiklikust õppekavast. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et asi oleks väga selge ja ei kaoks nagu palju sõnalisusesse ära, et esimese küsimuse osas te vastasite seda, et vanematele ei jää võimalust otsustada, et nende lapsed ei pea osalema nendes tundides, kus viiakse siis ellu seda LGBTIQ tegevuskava järgset programmi, kuna need on kohustuslikud ained, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus. Saame õigesti aru, et vanematele seda õigust ei jää. Kui õppekava näeb ette, et sellist programmi seal edastatakse, siis vanemad peavad seda aktsepteerima. Ja teiseks, kristlikele erakoolidele ei jää vabadust mitte edastada seda LGBTIQ tegevuskava, viia seda ellu õpilastele suunatud tundides. Nüüd, kui ma sain nendest asjadest õigesti aru, et see nii on, siis ma küsin teie käest, mis juhtub nende vanematega, kes ütlevad, aga mina ei luba oma lapsi nendesse tundidesse, kus seda tegevuskava ellu viiakse ja mis saab nendest kristlikest erakoolidest, kes ütlevad, et meie, tuginedes oma põhiseaduslikkusele, usu, veendumuste, südametunnistuse vabadusele, keeldume seda tegevuskava tundidest ellu viimast. Aitäh küsimuse eest. Võib-olla te pahandate mu peale, see on ebaviisakas, aga ma küsin küsimusega vastu. Kui oma usu, ma vastan teie küsimusele ka. Aga ma küsin korra lihtsalt puhtalt sisu arutelu, sest ma loodan, et teil on huvi selle sisu arutelu üle. Et ma vastan küsimusele, ei tohi keelduda õppekavas ette nähtud kohustuslikest ainetest loobumist. Nii. Nüüd ma küsin vastu, kui see usuvabadusest tingitud lähenemine puudutab näiteks naiste õigusi, väga palju religioone, kes naiste õigusi väga fundamentaalselt piiravad ja nende väärtusruum läheb väga fundamentaalselt risti vastu sellega, mis on meil Eestis konsensusena saavutatud väärtusruum naiste õiguste kohta. Usuvabadusel, sellisel usuvabadusel on Eesti ühiskonnas ka piirid ja piirid lähevad inimõiguste pealt ja selle pealt, mis meil on põhiseaduses inimväärikuse ja inimeste vabaduse eest olla tema ise ja ma arvan, et ka selle põhimõttega, et inimesi ei saa kiusata taga selle tõttu, milline on nende seksuaalne sättumus. See on ammu juba ühiskonna konsensusena kehtestatud põhimõte Eestis, meil on seadustatud ka nende inimeste abielu, me aktsepteerime seda, meil on ühiskonnas täiesti norm see, et me seksuaalse sättumuse järgi inimesi ei kiusa taga, nii et usulistel veendumustel on need piirid, mis takistavad teiste inimeste vabadusi realiseerimast, kui need usulised piirid neid vabadusi hakkavad kitsendama. Aitäh!
Ja aitäh. No proua minister, ma tulen ja siin siis Rain Epler tuleb ka ja küsib selle küsimuse, et aga mis saab siis, kui tõepoolest vanemad keelduvad sellest nii-öelda LGBT õppekavast. Mis siis juhtub vanematega? Ja Kristina Kallaselt sellele ei tule selget vastust. Aga nagu te ise nüüd väga nagu lihtsalt aru saite sellest lõigust siin, siis ütleb Kristina Kallas seda, et vanematel ei ole õigus keelduda homoseksualistlikust indoktrinatsioonist, mida nende lastele riikliku õppekava raames edastatakse koolis. Õpilastel ei ole õigus keelduda sellest, vanematel ei ole õigus keelduda ja kristlikel koolidel ei ole õigus keelduda selle õppekava õpetamisest, kui see pannakse neile haridusministeeriumi poolt ette. Jah, täpselt nii. 12 aastat tagasi, aastal 2014 aprillikuus, esitati Riigikokku mitte siis tollase koalitsiooni poolt, aga erinevate saadikute poolt kooseluseaduse eelnõu. Ja sellega tegelikult algaski üks suur väärtusteemaline võitlus Eesti ühiskonnas ja ma tuletan meelde, mida toona kooseluseaduse pooldajad rääkisid. Me kõik mäletame tegelikult väga hästi seda, mis nad ütlesid. Mitte kelleltki ei võeta mingeid õigusi ära. Keegi teine ei kannata. Me anname lihtsalt ühele väikesele rühmale inimestest õiguse koos elada, üksteist armastada ja mis teil saab olla selle vastu. Nii. Ja tänaseks on see projekt ellu viidud ja veel kaugemale viidud. Aastal 2023 praegune koalitsioon, kus olid ka sotsid veel lisaks, Reformierakond, Eesti 200 ja sotsialistid, võtsid vastu nii kooseluseaduse kui ka muutsid ära perekonnaseaduse vastava paragrahvi, sätestada siis abielu sooneutraalse institutsioonina, andes siis sellega ka samasoolistele paaridele õiguse abielluda. See on see, mida Kristina Kallas nimetas konsensuseks. Sellele otsusele Riigikogus toona 2 aastat tagasi, saab juba 3 aastat sellest mööda nüüd, jah, mõne kuu pärast, jah, 3 aastat, sellele olid vastu konservatiivsed erakonnad, konservatiivsed jõud, oli Toompeal suur meeleavaldus, aga kõike seda ignoreeriti tuimalt. Ka Eesti kirikute nõukogu, erinevate kirikute esindajad väljendasid oma vastuseisu sellele ja ka seda ignoreeriti tuimalt. Ja nüüd tuleb Kristina Kallas Riigikogu ees kõnepulti ja ütleb, et meil on ühiskonnas kehtestatud uus konsensus. Või kas nüüd uus või mitte, lihtsalt meil ongi selline konsensus. Ja ei tule kõne allagi, et usklikud, kristlased või mis tahes teised usklikud ka keelduksid selles konsensuses osalemast. Et nad ei lubaks oma lastel õppida seda homoseksualismi edendamise 5-aastaku plaani, nagu sa seda oled nimetanud iroonilises võtmes, et nad ei saaks kooli vahetada, koolist loobuda ja ka kristlikel või üldse usulistel ja maailmavaatelistel erakoolidel ei ole samuti õigus mitte osaleda riikliku õppekava elluviimises. Ja selle riikliku õppekavaga siis tegelikult ongi sätestatud. Ja kogu see olukord, kui ma kuulasin Kristina Kallase sõnavõttu seal, kogu see olukord meenutab mulle tegelikult ühte teist ajastut ja ühte teist ühiskonda, kus öeldi usklikele, kristlastele ja teiste religioonide järgijatele täpselt samamoodi, et ühiskonna väärtustest te ei tohi erineda, te peate arvestama nõukogude ühiskonna põhimõtetega, nõukogude ühiskonna väärtustega, mis iganes see tollane kõnepruuk oli, et me lubame teil rahuldada oma usulisi vajadusi. Te võite rahuldada oma usulisi vajadusi üks kord nädalas kõrval ühiskonna avaliku elu sfäärist, seal te võite veel tegutseda, aga te olete ka seal kontrolli all.
ja me oleme jõudnud Eesti Vabariigis aastal 2026 täpselt samasugusesse olukorda, kus tegelikult ühiskonna alusväärtusena on kehtestatud selline liberalistlik, progressiivne ideoloogia, mille üks komponent on siis kogu see LGBTQ+ temaatika, mis siis viiakse ellu oma praeguses etapis ja kindlasti sellele järgnevad ka tulevikus uued ideoloogilised võrsed transideoloogia näol ja veel muud asjad, mida me isegi ei oska praegu nimetada, see viiakse ellu, sellest lahkneda ei tohi, see tuleb võtta vaikimisi aluseks, see on nii-öelda see default programm, millel kõik peavad põhinema. Nii et ühe sõnaga saab või mõne sõnaga saab seda asja kokku võtta nii, et see ei ole kindlasti mitte enam vaba ühiskond, kus on asjad niimoodi korraldatud. Et surutakse peale riiklikult edendatud ideoloogilist programmi ja seda tehakse viisil, sellisel kategoorilisel viisil, et tegemist on inimõigustega, mida ei tohi eitada, kõik peavad jaatama inimõigusi, kusjuures tegemist ju ei ole inimõigustega, nagu me teame, see on lihtsalt jällegi manipulatiivne võte selleks, et oma enda nägemust ja maailmavaadet maksma panna, siis väidetakse asju, mis tegelikult ju nii ei ole, et nad oleksid kohustuslikud ja kui sul on võim käes, siis on seda võimalik peale suruda. Ja see on tegelikult see, mille eest ju kõik need, kes kooseluseaduse vastu võitlesid, järjekindlalt hoiatasid. Me jõuame sellesse punkti ja nüüd on see punkt käes meie ühiskonnas. Ei ole niimoodi olnud, et see ei võta kelleltki midagi ära. See võtab praegult ju ära lapsevanematelt õiguse kasvatada lapsi oma väärtusruumi kohaselt. See võtab õpilastelt ära valiku õiguse, kuna kinnitatakse, et see on riiklik ideoloogia, inimõiguste austamine ja seal ei tohi olla mingeid erimeelsusi selles osas. See võtab paljudelt ära, see võtab ka tegelikult usurühmadelt ära võimalus oma kristlikku kooli pidada, sest seal edasi Kristina Kallas vastas ju ka küsimusele, et mis siis nendest kristlikest koolidest peaks saama juhul, kui nad keelduvad seda ideoloogiat õpetamast. Ta ütles, et siis koolitusluba või tegevusluba võetakse ette ja vaadatakse, kas sellised õppeasutused tohivad üldse Eesti Vabariigis tegutseda. Ja, kui rääkida sellest, et Kristina Kallas tuleb meile rääkima konsensusest valitsuse puhul, mille toetus ühiskonnas on 13-14%, erakonna juhina, mille toetus ühiskonnas on 1,7%, olukorras, kus homoabielu on läbi surutud, valetades, vassides, see sama erakond pääses valede ja vassijate häälte toel Riigikokku Johanna-Maria Lehtme kaudu ja sai seal nii palju kohti tänu sellele, et Johanna-Maria Lehtme toodi Riigikokku, sellele ei ole järgnenud absoluutselt mitte mingisugust mingit patukahetsust ja mingit korrektsiooni tegelikult, et inimene pääses Riigikokku, teda hääletati ja see 4 aastat on nüüd E200 ilusti seal Riigikogus, mitte mingisugust korrektsiooni ei ole. 5000 või 6000, ligi 6000 häält. No, nii palju on, et Lehtme pidi taanduma, aga tuli lihtsalt järgmine need hääled on ilusti antud ja need on ilusti seal. Ja siin räägib meile siis põhimõtteliselt 1,7% toetusega erakonna juhtfiguur konsensusest. Ja see peaks panema naerma kõik inimesi. See peaks panema tegelikult kogu ühiskonda naerma, aga ei. Kristina Kallasel on piisavalt palju jultumust veel, et ta on korduvalt väljendanud, et tegelikult tema haridusministrina on selline ideoloogiline komissar põhimõtteliselt. Tema on see, kes surub läbi seda revolutsioonilist ideoloogiat haridusvaldkonnas ja haridusvaldkond teatavasti on kõige olulisemaid valdkondi üldse ühiskonnas, sest sealt võrsub meie tulevik. Ja kui revolutsioonil on seal kämblad sees ja saab oma ideoloogiat seal edendada, siis loomulikult me
see revolutsiooniline kaader toodab seda revolutsioonilist ühiskonda, taas toodab ennast haridusvaldkonna kaudu ja sestap ei ole üldse ime, et kogu see revolutsiooniline kaader on algusest peale soovinud esiteks kehtestada riiklikku hariduskava üldse. Kogu see riiklik hariduskava on selline, mis on revolutsiooni idee. Ja teiseks võtta see üle ja kontrollida seda riiklikku hariduskava nii, nagu Kristina Kallas seda tegelikult ka teeb. Et need ei ole esimest korda Kristina Kallase puhul sellised väljaütlemised või kinnitused sellele arupärimisele. Et tegelikult ta on siin jaanuaris 2025 üle aasta tagasi juba rääkinud sellest, kuidas lapsevanemad peavad nõustuma sooideoloogia õpetamisega. Jälle vastates EKRE arupärimisele. Haridusminister ütles esmaspäeval EKRE fraktsiooni arupärimisele vastates, et lapsevanemad peavad aksepteerima seda, kui lastele õpetatakse koolis soo- ja transideoloogiat. Nii. Ja Kristina Kallas on ka öelnud, et inimese soo muutmise vabadus on riikidega võrreldav suveräänsus. Et siin ei ole mingisugust asja, et soo muutmine on põhimõtteliselt selline dogmaatiline asi, see on kodaniku vabaduse küsimus ja siin ei ole mingisugust nii-öelda vastuvaidlemise ruumi. Ja 2023. aastal, 15. juunil, ehk siis mitu aastat tagasi juba, Kristina Kallas on öelnud ka seda, et kristlikud koolid peavad hakkama õpetama, et abielu võib sõlmida ka samast soost inimeste vahel. See on antud Kristina Kallase poolt nii-öelda haridusministrina toona juba väga selgelt see juhis, et kristlikud koolid peavad ka aksepteerima seda. Ja Kallas ütleb väga ilusti selle puuses välja ka seal oma selles vastuses, et kuulge, aga meil on ju vastu võetud abielu, homoabielu, nii nimetatud abielu võrdsus. See on Eestis reglementeeritud asi, see on seadustatud, see on asi, mille riik seab meile eeskujuks ja ütleb, et see on asi, mis on hüveline, riik pooldab seda ja nüüd on niimoodi, et Eesti kodanikul justkui ei olekski võimalust ütelda, et see ei ole abielu. Ja me oleme algusest peale. Kui me nüüd vaatame kogu seda probleemide pundart siin, seda, et koolides üldse hakatakse õpetama süstemaatiliselt homoseksualistlikku propagandat. B, et riik surub seda peale sellisel viisil, et õpilastel ja vanematel ei ole õigust mitte sellele vastu astuda või see, et ka õpetajad, kes sellele vastu astuvad ja ütlevad, et ei, nad ei taha õpetada sellist asja, lastakse koolist lahti. Ja koolitusasutustelt, kes keelduvad selle programmi õpetamist, võetakse ära tegevusluba. Me oleme 15 aastat põhimõtteliselt rääkinud seda sama juttu. Peaaegu 15 aastat, tegelikult juba enne, kui me SAPTK rajasime, oleme rääkinud ja hoiatanud ühiskonda selle eest. Ja nüüd on see hetk käes, kus Kristina Kallas tuleb ja ütlebki, et nii, te peate seda tegema ja teil ei ole õigust ära võtta oma lapsi nendest tundidest. Mitte, et minu lapsed nendest tundides osaleksid, kui midagi sellist on, et mina võtan oma lapsed nendelt tundidelt ära. Aamen. Nii, et siin ei ole nagu ühtegi küsimust niimoodi. Ja vaatame siis, mis saama hakkab. Kes vangi pannakse või millised protsessid algatatakse või midagi muud tehakse. Mind väga huvitab see olukord, et mida riik hakkaks tegema, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et ei, me ei nõustu selle ideoloogiaga. Aga see ülbe nägu, selline tädistunud revolutsionäär siin, kes tuleb ja julmalt, ilma igasuguse empaatia võimeta, tuleb ja ütleb, et see on meie ametlik ideoloogia Eesti ühiskonnas ja teie südametunnistuse ja sõnavabaduse ja usuvabaduse piirid määrab ära meie ametlik ideoloogia ja meie suva, kuhu me need piirid paneme. Vaat see on nüüd see tasand, kuhu me Eestis oleme välja jõudnud, mille eest ma ütlen, me oleme hoiatanud rohkem kui 10 aastat kogu aeg. Ja see on nüüd see punkt ja ma mõtlen, et see on selles mõttes väga informatiivne. Ma nõustun ka Varroga, eks kui ta ütleb seal Riigikogu puldis seda, et see on äärmiselt informatiivne asi, et nüüd selline olukord on välja tulnud. Kristina Kallas on järjekordselt, nagu nendest artiklites siin oli näha, järjekordselt öelnud seda, et riik surubki peale oma ideoloogiat
sai seda siin juba mitu kuud tagasi ka öeldud, et see 5-aastaku plaan on selline, mille abil riik hakkab seda peale suruma. Nii, ja nüüd oleme jõudnud sinna välja, kus siis Kristina Kallas on reaalselt tunnistanud seda. Ja viimase asjana ma ütlen seda, et mis on alati revolutsiooni üks peamiseid ideid olnud see, et lapsed tuleb riigistada. Lapsed tuleb ära vedada ja tõmmata perekonna sellisest väärtusruumist. Lapsed tuleb teha avalikuks selliseks hüveks. Lapsed on need, keda riik hakkab oma enda ideoloogiast lähtuvalt vormima. Ja nende maailmavaadet, nagu ütleb see dokument siin otse, nende eetilisi tõekspidamisi kujundama. Ja see on totalitaristlik riik. See on tüüpiline revolutsiooniline totalitarism. Kõik kristlased, kõik hea tahtega inimesed peaksid otsemaid teed püsti tõusma, vastu astuma, selgelt ütlema ei, sellist riiki me ei saa lubada siin Eestis, see meie väike pisikene Eesti riik, kelle ümber me oleme siin koondunud, alla miljonilise rahvana. See riik on muundunud põhimõtteliselt selliseks ideoloogiliseks, mitte ainult ideoloogiliseks, aga muu hulgas, praegu räägime sellest, ideoloogiliseks koloniaalmonstrumiks, mis surub peale välismaist revolutsioonilist ideoloogiat oma enda rahvale. No revolutsioon on kogu aeg olnud võimu haaramise õigustus ja ideoloogia. Ega revolutsioon ei ole mingisuguseks intellektuaalseks aruteluks mõeldud asi. Et no seda korraldatakse ka kui vaja, aga revolutsiooni eesmärk on haarata võim ühiskonnas ja hävitada ühiskonna varasemad struktuurid. Noh, meie revolutsioonid tänapäeval räägivad palju patriarhaadist, aga tegelikult kõik ühiskonna seni toimivad institutsioonid, nagu ka perekond ja eriti perekond, tuleb välja juurida. See oli nii-öelda kinnisidee juba Marxil ja Leninil, et perekond tuleb võtta ette, kuna perekond kujutas endast ikkagi sellist autonoomset üksust, mida riik ei kontrollinud sel viisil. Aga revolutsioonilises ühiskonnas riik loomulikult üritab kehtestada kontrolli ka perekonna üle, nagu ta üritab kehtestada kontrolli absoluutselt kõige üle. See ongi, revolutsioon on totalitaarne ideoloogia ja see tuleb välja ütelda. Ja kõik need feministeeriumid ja muud niinimetatud kodanikuühendused, kes siin edendavad seda progressiivset woke-ideoloogiat, tegelikult need on suunatud võimu haaramisele, need on revolutsioonilised rakukesed, mida minu meelest tuleks menetleda kriminaalkorras. Loomulikult praegult on riigivõim nende käes, nemad on osa sellest uuest revolutsioonilisest tegelikult juba võimu võtnud süsteemist, mis nüüd muuhulgas Kristina Kallase, aga ka varem Kaja Kallase isikus ütles meile, kuidas me peame mõtlema meestest, kuidas me peame mõtlema naistest, kuidas me peame mõtlema üldse ühiskondlikest suhetest ja muudest asjadest. Riik on see, kes ütleb ette kodanikele, kuidas nad peavad elama, kuidas nad peavad elu mõtestama. Ja see ei ole see Eesti põhiseaduses määratletud riik, mis tunnustab usu vabadust, südametunnistuse, veendumusvabadust, mis on rajatud vabadustele, rajatud õigusele, rajatud õiglusele, et nendel sõnadel, nendel mõistetel ei ole enam tegelikult selle uue revolutsioonilise ideoloogia pealetungi käigus varasemat tähendust. Neid väänatakse nii, et nad pigem toetaksid siis seda uut revolutsioonilist ideoloogiat. Ma tahaks tulla korra selle juurde, sa mainisid, et kristlased peaksid eriti nüüd võtma selge seisukoha selle Kristina Kallase väljaütlemise suhtes. Mul käis ka, enne kui ta rääkis, peast läbi see mõte, et huvitav, mida ütleb nüüd Eesti Kirikute Nõukogu? Mida võiks öelda Eesti Kirikute Nõukogu? Võib-olla pannakse mingisugune avaldus nende kodulehele seal kuskile
mingisugusesse sellisesse rubriiki, mida kohe üles ei leiagi. Aga olgem ausad, et tegelikult kristlaste hääl ei ole ju eriti üldse kõlanud kogu selle võitluse käigus. Jah, kirikute nõukogu on, ma ütleks isegi selgeid seisukohti võtnud homoseksuaalsuse küsimuses ja on need seisukohad ka mingil määral välja ütelnud, võib-olla, et on ministeeriumisse kuskile mingi paber saadetud, seda ma ei tea, aga see ei ole kaugeltki piisav. Ja tegelikult mul ei ole enam usku, et kristlased, eriti just kristlike ühenduste juhtide tasemel, oleksid valmis võitlema selle revolutsioonilise ideoloogia pealetungi vastu, rääkimata selle ühiskonnast väljajuurimisest. Pigem võetakse omaks juba harjumuspärane nõukogude aegne mõtteviis, et meie ajame siin oma kogudustes, oma kirikutes, oma palvemajades, oma kooskäimiskohtades, oma usu asja, seletame piiblit, peame missat, peame liturgiat, peame palvekoosolekut, teeme piiblitundi ja las see Eesti Vabariik vaatab ise, mis seadusi ta vastu võtab, see ei ole nagu meie asi. Et nõukogude ajal oli täpselt sama mentaliteet ja tegelikult ega nõukogude ajal võttes arvesse kogu nõukogude repressiivaparaati seda, et kiriku elu kontrollis ju riiklik julgeolekukomitee, KGB. Ja loomulikult ka usuasjade volinik ja muud igasugused institutsioonid, nuhid käisid kirikutes kuulamas, mida pastorid räägivad, mida preestrid jutlustavad. Kirik oli täiesti võetud nõukogude võimu poolt kontrolli alla, nagu totalitaarsele riigile omane. Et praegult võib-olla on see sama kartus, et kui me hakkame siin nagu mingisugust vastumeelsust näitama selle asja suhtes, siis me kaotame ära selle või teise toetuse, et siis võib-olla mõni kaplan, kes on praegu riigi palgal, jääb kohast ilma või mingisugune tore programmikene, mis meile siin on nüüd lubatud Siseministeeriumist, pannakse kinni hoopis ja siis tekib küsimus, et aga kes siis peaks nagu selle võitluse eesotsas olema? Kas see peaks olema siis kirik, Eesti kristlased, üksikud kristlased, lapsevanemad, mingisugused muud kodanikuühendused, et tekib küsimus, et kas meist kui ühiskonnast nagu üldse ongi mingit asja, et võidelda selliste asjade vastu, mida kindlasti ühiskonna enamus ei jaga. Ma ei usu elu sees, et mingisugust ühiskondlikku konsensust selles küsimuses on. Aga samas tuleb olla kriitiline ütelda, et paljuski tänu Eesti valijatele, Eesti inimestele, kes ei ole võtnud seda hoiatust väga tõsiselt ja kes 2023. aastal ikkagi hääletas nii Reformierakonna kui Eesti 200 kui ka sotsialistide poolt. Tänu sellele osale Eesti valijaskonnast me olemegi jõudnud tänasesse punkti. Need inimesed on saanud võimu, loomulikult mina usun siiamaani, et ka võltsimise teel, valimispettuse teel kohe kindlasti, sest nad valetasid, eriti Reformierakond valetas, aga ka tublid Eesti inimesed aitasid nad võimule. Ja need Eesti inimesed ei tulnud välja sellisel määral ja sellisel hulgal, see oli siis mai lõpus 2023, kui oli välja kuulutatud suur meeleavaldus Toompel, mida siis korraldas SAPTK abielu institutsiooni ümberdefineerimise vastu, 5-6 tuhat inimest tuli ja see oli päris suur arv iseendast, arvestades Eesti meeleavalduste ajalugu, aga siiski, arvestades teema olulisust, oleks võinud seal olla ikkagi palju kordi rohkem inimesi. Nii et ma arvan, et me peame tegelikult kriitiliselt vaatama ka iseendale otsa kui kodanikud, et kui palju me oleme lasknud endaga teha seda asja, kuhu me oleme jõudnud. Ja nüüd järgmine samm on see, et mis on üldse meie võimalus ja lootus kogu seda revolutsioonilist ideoloogiat tagasi tõrjuda, ümber pöörata. Et kas järgmistel valimistel põhimõtteliselt muutub midagi?
kas eeldatavasti need erakonnad, kes peaksid võimule saama, me ei tea, valimised on veel kaugel ja kas üldse neid valimisi tuleb praegu, et võib-olla tuleb mingi sõjaseisukord või eriolukord ja lükatakse edasi ja seesama olematu toetusega võimukoalitsioon istub veel palju aastaid seal pukis. Seesama Kristina Kallas korraldab meie laste haridust veel järgmised 10 aastat näiteks. Ma ei tea. Või siis meie armas rahvas valib võib-olla mitte enam Eesti 200, aga valib parempoolset, Kristina Kallase asemel tuleb võimule Lavly Perling, kas tema põhimõtteliselt selles küsimuses midagi muudaks? Proua endine peaprokurör. Ma ei usu, et ta muudaks, sest parempoolsete väärtushoiakud on ju täpselt samasugused nagu Eesti 200-l. Liberaalsed, revolutsioonilised, ja kui Reformierakond peaks mingil kujul võimule jääma, siis ka neil ei ole mingit huvi tegelikult seda protsessi tagasi pöörata. Isamaa ja Keskerakond on selgelt distantseerunud sellest nii-öelda kultuurisõdade programmist või sellest võitlusest, täpsemalt me oleme ka sellest rääkinud eraldi saates veel, et ei tea, kas sealtki nagu on midagi abi oodata. Nii et me oleme tegelikult selles ummikus või selles patiseisus oma ühiskonnaga sellepärast, et tegelikult välja arvatud vähesed nii-öelda eestvõitlejad on kogu ühiskond lasknud asjadel nii kaugele jõuda. See ei ole lihtsalt, et punt revolutsionääre haarab võimu, sõidab soomukiga Toompeale ja siis paneb punalipu püsti ja meil on siin juunikommunistide valitsus. Ei ole. Need inimesed on saanud vabalt meie rahva seast võrsuda, neile on antud ka ühtedel või teistel valimistel mingisugune mandaat ja lõppude lõpuks, kas siis pettusega või ilma pettuseta, võimul nad istuvad ja suruvad peale tervel ühiskonnale oma nägemust, mis ei ole konsensus, oma kitsast nägemust ja ühiskond vaatab kuidagi tuimalt ja kehitab õlgu ja ei oska nagu midagi teha ja pigem ütleb, et nojah, et ega las nad siis teevad või las nad siis, ega meie nüüd ei hakka seda nüüd nii kodus küll rääkima sellisel viisil. Ühesõnaga nii nagu nõukogude ajal, eks ole, et koolis räägiti ühte juttu ja kodus siis vanemad seletasid lastele heal juhul, et asjad ikka päris nii ei ole, nagu koolis räägiti. Võib-olla me jõuame tagasi sinna. Minu arvates on see hea mõõdik sellest, et kuivõrd oluliseks inimesed peavad neid keskseid väärtusi. See on lihtsalt tegelikult see mõõdik ja see kaalukauss, et kuivõrd olulised on need asjad, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, et abielu on oma olemuselt püha, et mees on mees ja naine on naine, mitte isa on ema ja ema on isa, nii nagu meie justiitsminister Liisa Pakosta vist kuskil väikse keelevääratusena, aga samas täiesti selles mõttes ideoloogiale truult välja ütles. Ja et need on asjad, millega ei mängita. Need on asjad, mida ükski revolutsionäär ei tule ümber defineerima. Ja kui on piisavalt neid inimesi ühiskonnas, kes ütlevad, et ei vaata, see on punane joon, sellest te üle ei tule, meil läheb madinaks, kui te siia tulete, siis seda ei tehta ka. Aga kui ühiskond on väga suure osa oma inimeste osas põhimõtteliselt selline, et inimesed kehitavad õlgu ja ütlevadki, et et tegelikult ei ole neid nii olulised väärtust. Olulised väärtused on kuskil mujal. See, et saaks, ma ei tea, välismaal käia, saaks puhkamas käia, seda, mida need homod seal nüüd teevad ja kes siin nii-öelda abielluda saab, et see ei olegi nagu mingi keskne temaatika üldse. Ehk tegelikult me räägime palju laiemast fenomenist loomulikult, nagu me oleme alati korrutanud, kui ainult mingisugusest abielu defineerimisest või kooselu defineerimisest, mis oli lihtsalt üks ehituskivi selleks, et abielu ära perverteerida loomulikult. Aga me räägime tegelikult ühiskonna sellisest terve moraalse palge kokku kukkumisest. Et kui ei ole nendel väärtustel kaalu, siis saabki revolutsioon tulla ja hakata neid, millel iseenesest on kaal. Nende oma kaal on väga suur. Aga kui neid peetakse justkui nagu mingisugusteks õhupallikesteks, mida saab vahetada ja mida saab täis puhuda oma tahtsi niimoodi, mõned saab katki teha ja mõned lennutada taevatuulde, siis need
need ka muudetakse, siis teist, head inimesed, ka üle sõidetakse. Ja eriti huvitav on see olukord siis, kui me tuleme tegelikult kristlaste juurde Eesti ühiskonnas ja sa selgitasid seda sama ideed, mis minul oli ka kristlaste puhul, et ma ka ei usu, et kirikute nõukogu või kristlaskonnas tuleks esile väga terav reaktsioon sellisele täiesti totalitaristlikule positsioonile. Ja ma arvan just nimelt, et nii ongi, et kristlased on põhimõtteliselt kapituleerunud selle revolutsiooni ees ja vastupidi, osaliselt aitavad ka kaasa sellele revolutsioonile, sest ka neile ei ole need teemad, kuigi need puudutavad otseselt usu ja moraaliõpetuse kõige kesksemaid põhimõisteid. Kes on mees, kes on naine, mis on abielu, milline on inimeseks olemise reaalsus tervikuna. Ei ole need enam niivõrd olulised kristlastele, need on mingid muud asjad, räägitakse, ma ei tea siin, ükskõik millest. Loodushoiust ja siin taara usust, nagu sinu kiriku pea Viilma pudelite kokku korjamisest. Säilitame loodust, taara usk ja nii edasi. Ja katoliku kirikus sama asi loomulikult. Ka seal on räägitud loodushoiust ja kliima parandamisest. Kirikute nõukogu teeb seda Siseministeeriumi rahastusel, korraldab selliseid üritusi ja temaatilisi kuid ja aastaid. Et see on olnud kristlaskonna pale viimastel aegadel, rääkimata sellest, et kuskil Saksamaal on katoliku kirikus synodaalse liikumise, synodaalveeg liikumise raames põhimõtteliselt esile kerkinud küsimus, et kas kogu Saksa katoliku kirik on kaotanud usu tervikuna, in corpore, ja kogu piiskopkond on sellisena, kõik siis piiskopid on sellisena põhimõtteliselt hakanud tegutsema katoliku kiriku elementaarsete õpetuste vastu, rääkides siin homoseksualismist ja kõigest muust. Et ma ise küsin, ise vastan, mulle tundub, et ongi nii, et ongi kaotatud see usk tervikuna. Seda üleloomulikku usku enam ei ole, mis peaks olema, see ei ole enam kirik, see ei ole enam katoliku kirik. No see selleks nagu kristlaskonna puhul, aga mida nagu kristlastele ütelda, ma mõtlesin siin, kui ma sinu juttu kuulasin sellest nõukogude aja võrdlusest, et sul on alati head võrdlused nagu nõukogude ajaga. Ja sa oled teinud sellise enda spetsialiteediks niimoodi, et ilusti ja väga tabavalt võrdled nõukogude ajaga seda praegust revolutsioonilist kulgu. Aga mina ütleksin seda, et kui me nüüd vaatame seda totalitaristlikku, revolutsioonilist tänapäeva, hullumeelset revolutsioonilist avantkaardi ja kaadrit, siis teatavas mõttes võib ütelda, et juunikommunistid ja kommunistid, siin Kretškina ja Karl Vaino ja teised seal kuskil 70-ndatel, 80-ndatel, olid poisikesed võrreldes sellega. Sellepärast, et nõukogude ideoloogia puudutas küll sotsiaalset struktuuri ja puudutas oma sügaval tasandil loomulikult ka sellist sügavat moraalset ümberkujundamist, eks ju. Aga selleks hetkeks kuskil 60, 70, 80-ndatel, eks ju, oli jõutud juba ammu sinnamaani välja, kus sellise tegelikult juba Stalini ajal jõuti sinnamaani välja, kus sellise nagu sügava nagu seksuaalmoraali ümberkujundamisega juba ammu ei tegeletud, eks ju. Vaid vastupidi, süsteem üritas säilitada mingisuguse moraalse palge, abielu oli ikkagi nagu au sees, räägiti mehe ja naise vahelisest abielust, et väga palju oli kattuvusi sellega, mida kirikud õpetasid. Aga nüüd on revolutsioon jõudnud sinnamaani välja, kus rünnatakse kõige põhilisemaid ja fundamentaalsemaid moraaliõpetuse ehitusklotse. Mis on abielu? Kes on mees? Kes on naine? Milline on sooline kuuluvus? See on elementaarsed, kõige tõsisemalt elementaarsemad klotsid, ehitusklotsid. Ja kui nüüd see seltskond tuleb teie ukse taha, head kristlased, kirikute nõukogus või ükskõik kus kohal, või
Püha Johannese koolis või Vanalinna hariduskolleegiumis või Püha Miikali kolleegiumis või erinevates kristlikes koolides Eestis, siis nemad ei tule teile enam sinna, et noh, poisid, lugege see Lenini, see mingi teos sealt läbi, kuidas, noh, et õppige, töötage niimoodi, et noh, et idee, noh, mis seal viga, õppida võib, töötada võib ka, eks ju, noh, paneme selle oma enda sellises ideoloogilises soustis, serveerime, võib-olla isegi teeme natukene teatrit ja paneme punase rätiku kaela, aga saab ära elatud kuidagi. Aga need revolutsionäärid tulevad ja koputavad teie ukse taha, et te peate nüüd hakkama põhimõtteliselt kogu oma enda moraalõpetuse vundamenti ümber kujundama. Ja kui te ei tee seda, kulla inimesed, ja ei hakka õpetama ja ideoloogiliselt kujundama meie näpunäidete järgi oma lapsi, siis me võtame teid vastutusele. Me paneme teid vangi ja kui te ütlete, et huvitav küll, et kas see on ikka nüüd nii hulluks võimeline minema see režiim, siis vaadake Iirimaale. Just hiljuti palusin teha sellise uudise sooideoloogia ees paindumatu õpetaja Enoch Burke. See on siis õpetaja, kes kristliku veendumusele tuginedes ei kasutanud neid ebamääraseid asesõnu, mida sooideoloogia nõuab ühele õpilase kohaselt. Tema ütleb, et ta on, ma ei tea, she või him või zir või zee, nii ükskõik millise nii-öelda asesõna seal välja ja õpetaja peab seda ütlema ja austama tema seda. Tema ütles, ei ütle või Iirimaal. Katoliiklikul Iirimaal. Nii, ja pandi vangi. Ta on praeguseks olnud vangis 600 päeva või rohkem. Siis hakkasid tema ema ja õde, kes on samuti kristlased. No varsti ligi 2 aastat siis või? Ja, peaaegu. Vähemalt niimoodi mul kuskil oli, et kokku väga palju olnud nagu vangis. Meil pedofiile ka ei panda vangi. Ei panda niimoodi. Eestis vähemalt. Ja nüüd siis ema ja õde, selle sama õpetaja ema ja õde kritiseerivad sotsiaalmeedias avalikult seda olukorda ja nüüd pandi nemad ka vangi. Et mis te kritiseerite siin? Nii, see on siis nüüd Iirimaa reaalne olukord. Euroopa Liit. Demokraatlikud väärtused. Ja, demokraatlikud väärtused, täpselt see sama koodeks, mida meile... Mida Orban lammutab. Ja, mida Putin ründab. Kallas, mida Kristina Kallas meile esitleb, ütledes, et see on teie sõnavabaduse ja usuvabaduse piir, kuhu me selle tõmbame. See on hea, et ta selle välja ütleb, see on piir. Ja, see on piir. See on piir. See, meie paneme selle joone siia ja siit kaugemale te ei astu. Nii. Ja et ei, meil on näide, jällegi, meil on näide juba olemas Iirimaalt, meil on näide tegelikult tervei rida näiteid Inglismaalt, kus samasuguste kriminaalkuritegude eest ka kriminaalkorras karistatakse ja meil on näide olemas ei kuskilt mujalt kui siin hiljuti Soomest. Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola, kõrgeim kohus Soomes, karistas neid kristlasi aastal 2004 välja antud bukleti eest tagasi ulatuvalt 17 aastat tagasi antud bukleti eest, kus nad ütlesid, et homoseksuaalne käitumine on psühhoseksuaalse arengu häire. Öeldes, et see on väide, mida ei tohi välja öelda ja kriminaalkorras said need 2 isikut karistatud. Nii. Et siin on näiteid kui palju ja Kristina Kallas, kogu see seltskond töötab selle sama revolutsioonilise manšafti teenistuses ja üritab samasugust asja läbi suruda. Kui neil oleks võimu veel rohkem ja natuke rohkem aega, siis nad teeksid selle kujundaksid selle ruumi täppi pealt samasuguseks. Eks see, mida sa ka välja ütlesid kommenteerides seda, et tegu on ideoloogiliste äärmuslastega ja võimuhaarajatega, siis täpselt nii ongi. Niimoodi nad tahavadki selle kujundada, selle eestikese siin. Nad on põhimõtteliselt totalitaristliku ühiskonna mudeli jälgijad, nii nagu revolutsionäärid ikka. Ja siin ongi kristlastele jällegi tuleme selle juurde, et kristlastele küsimus,
vaatate Päivi Räsäneni nägu ja Juhana Pohjola nägu, kes on kriminaalkorras karistatud Soomes, vaatate nüüd Kristina Kallase väljaütlemisi, siis nüüd koputame jälle nagu teie uksele, nii nagu see kuulus pilt on, nagu Jeesus Kristus käib mööda südametunnistusi ja uksi ja koputab uksele, et mina olen kaugel Jeesusest Kristusest, aga siin Objektiivi peatoimetaja koputan ka sellele teie uksele, et vaadake, teile tullakse järgi üks kord. Eeldusel loomulikult, et tunnistate kristlikku usku loomulikult, kui te sellest loobute, siis kõik plaksutavad ja ütlevad, et olete toredad kodanikud. Aga eeldusel, et te jääte truuks oma põhimõtetele, teile tullakse järgi, see revolutsioon ei jäta teid rahule. Ma toon ühe näite veel tegelikult, aga ma annan sulle enne sõnajärje üle, sellepärast, et ma olen juba liiga kaua rääkinud, aga üks näide haridusministeeriumist on ka väga-väga kõnekas, aga palun, Veiko. Jaa, et kui ma võrdlen seda olukorda Nõukogude ajaga, siis tegelikult Nõukogude Liit oli revolutsiooniline riik, mida juhtis kommunistlik partei. Eesti Vabariik on ka revolutsiooniline riik. Ja täpselt, tegelikult me saamegi sellepärast võrrelda, et me oleme ühiskonnana, Eesti ühiskonnana selle juba ükskord läbi elanud. Loomulikult see ei kordu täpselt samamoodi, aga võimuhaarajad käituvad ikkagi sama loogika alusel. Nad haaravad võimu, nad hakkavad seda mingisugust ideoloogiliste loosungitega õigustama, nad hakkavad oma võimu teostama, nad hakkavad ühiskonda ümber muutma, kõike seda tehti täpselt pärast 1940. aastat Eestist, eriti pärast 44. 45. aastat, ehk siis teist maailmasõda, kui Nõukogude Liit tuli tagasi ja sai hakata siis oma programmi juba segamatult ellu viima Eesti ühiskonnas. Ja see, mis toona juhtus, ma toon neid näiteid ka sellepärast, et ma olen kiriku ajaloolane ja olen tegelenud just ka selle perioodiga, vaadanud, kuidas Eesti kiriku inimesed käitusid, kiriku tegelased käitusid, tegelikult kuidas kogu see kristlaskond ja kirikute struktuurid üle võeti võimu poolt. Ja loomulikult Nõukogude Liidu käekiri oli natukene erinev, rohkem toetuti julgeolekuteenistusele ja selles mõttes me ei saa nagu üks ühele võrrelda, aga ideoloogilised komissarid olid ka loomulikult ametis. Kirikute puhul siis usuasjade voliniku näol. Eraldi oli siis õigeusu kirikutele usuasjade volinik või siis Vene õigeusu kirikule, eraldi siis oli ülejäänud usklikele volinik ja kuulati jutlusi, käidi kirikutes, kontrolliti, mida räägitakse. Ja seal on nii palju absurdseid näiteid, et ei ole mõtet neid siin ümber jutustama hakata, aga tegelikult see lõpuks ta pööras ka iseenda vastu, sest ta muutus karikatuuriks. Inimesed said aru. Aga mis mind huvitab selle juures on see, et kuidas inimesed reageerivad sellele võimule. Totalitaarsele võimule, ideoloogilisele diktatuurile. Nad saavad ju väga hästi aru, millega tegu. Nad ei ole lollid, inimesed saavad väga hästi aru. Kui Nõukogude võim nii-öelda taas kehtestati Eestis 44. aastal, siis veel paar aastat kirikutegelased, Luteri kirikus, olen lugenud siin Riho Altnurme doktoritööd, tema on seda teemat vaadanud, üsnagi avameelselt kirikujuhid, keda siis KGB nuhkis ja kelle need jutud pandi toimikusse kirja, arutasid seal peapiiskopi kohusetäitja, arutas seal oma naisega, et ei tea, millal ikka nüüd NATO või Ameerika Ühendriigid tulevad vabastama Eestit ja täiesti olid nii-öelda avalikult Nõukogude vastased. Aga siis tuli 49. aasta küüditamine, ehk siis võimu demonstratsioon ja sellega pandi paika. Ja saadi aru väga ruttu ka kiriku juhtivate tegelaste seas, kelle käes on võim ja et sõnavabadust enam ei ole, et sa pead kas täielikult alluma või sa lähed Siberisse. Ja neid pastoreid või neid kiriku tegelasi, kes Siberisse olid nõus minema, kes olid valmis jääma paindumatuks, neid oli ju tegelikult väga vähe. Harri Haamar on üks näide nendest, neid oli kindlasti mõned veel. Ja ülejäänud kõik, kes tahtsid kiriku elus midagi suunata, kujundada, nad pidid ühel või teisel viisil tegema režiimiga koostööd. Nii et kui ma nüüd õigesti neid arve peast mäletan, siis kui 49. aastal tuli kokku ELK
või siis täpsemalt küll juba Eesti NSV-s tegutseva Luteri kiriku kogu, seal oli umbes 45 liiget ja 33 neist olid julgeolekuagendiks värvatud. Ajaloolisest tuttav Jaak Valge ütles, et küll raiskamine, et ei oleks rohkem kui pool pidanud värbama, et igaks juhuks selle lausa vaata, et 2/3 või ligi. Ühesõnaga, see näitab seda, et kuidas totalitaarne süsteem imbus nendesse asutustesse, nendesse ühendustesse, mis kujutasid endast sellele ideoloogiale ikkagi teatavat sellist legaalset opositsiooni. Ja me oleme tänapäeval tegelikult täpselt samasuguses olukorras selles mõttes, et usuühendused veel kujutavad endast teatavat sellist legaalset opositsiooni liberaalse demokraatia ideoloogiale. Või mis ideoloogiaks seda iganes tuleks õieti nimetada. Ja Kristina Kallas muide ütles ju ka välja selles vastuses Varro Vooglaiule, et kas te kujutate ette, et siin on meil mingid islami fundamentaalsed koolid või Vene imperialismi ideoloogial põhinevad koolid või siis ka kristlikud erakoolid, kes mõtlevad, et nemad ei õpeta seda ideoloogiat. Et siin tulevadki need piirid praegu mängu, meie ütleme, mis need piirid on. Et see tähendab seda, et kui teie usk, teie maailmavaade, teie moraalisüsteem hakkab meie revolutsioonilise maailmavaate ja moraalisüsteemiga hakkab kuidagi vastuolu minema, et siis meie ütleme teile selgelt välja selle. Ja see on nüüd natukene laiem asi kui puhtalt religiooni teema, et siin tegelikult iga inimene, iga lapsevanem, eriti lapsevanem, peaks järgi mõtlema, et kui meil on nüüd ühiskonnas asjad niimoodi, et Kristina Kallase taolised olematu toetusega poliitikutädid või ka onud tulevad ja ütlevad, kuidas sinu laps tohib asjadest mõelda. Et siis sa pead tegema need järeldused, kas sa oled mingis vormis valmis vastupanu avaldama ja ka sisse võtma selle võimaliku kahju, sest loomulikult nemad tahavad selle olukorra viia selleni välja, et sellised inimesed isoleeritakse, nii nagu nõukogude ajal. Siberisse meil enam ilmselt ei saadeta, vähemasti mitte selle Eesti Vabariigiks nimetatud režiimi ajal, aga need inimesed tühistatakse, nad kaotavad tõenäoliselt oma töö, sellised koolid pannakse kinni, õpilased muidugi saavad oma hariduse kätte, võetakse vanemate käest ära, öeldakse, et me ei saa selliste vanemate kätte selliseid noori inimesi jätta. Riik võtab oma kasvatada, oma harida. Nii et see on tegelikult äärmiselt ohtlik olukord, kuhu me oleme praegult jõudnud. Ja see ei ole ainult kirikute nõukogu või üksikute kristlaste või koguduste, kirikutegelaste asi, kelle asi see loomulikult on ka välja ütelda oma veendumustel põhinevad arusaamad, aga see on tegelikult ikkagi kogu ühiskonna taashäratamise küsimus, et inimesed ei laseks seda veel kaugemale minna. Ma olen muidugi pessimistlik selles osas, ma arvan, et mingis mõttes on see ühiskonna selgroog ühel hetkel ära murtud. Ja ma ei ole kindel, kas tegelikult nähtavas tulevikus, see ei ole nüüd kindlasti igaveseks tehtud otsus, aga et nähtavas tulevikus nagu Eesti ühiskond oleks valmis asju ümber mõtestama. Võib-olla tuleb meil läbi minna läbi selliste kaotuste, mis hõlmavad kogu meie riikluse ja kõige muu kaotamist ja mingeid selliseid lausa apokalüptilisi sündmusi, et me võiksime siis ühiskonnana uuesti tajuda, mis on tõeliselt õige ja tõeliselt oluline. Ma loodan, et selliseid asju meie maa ja rahva peale ei tule, aga me oleme praegult ikkagi väga palju ka ise käest ära andnud. See on minu selline sisemine tunnetus küll, et tegelikult see 2023. aasta Riigikogu otsus, mis suruti küll vormiliselt Riigikogu enamuse poolt läbi, aga tegelikult see ei olnud ühiskonna enamuse tahega otsus. Ma arvan, et see on mingi murdepunkt olnud meie ühiskonnas. Ja selle vaimsed tagajärjed on, tegelikult me veel ei hooma, mis sealt on kõik tulemas. Midagi head sealt tulemas küll ei ole.
Ma olen muuseas väga nõus sinuga, et mulle tundus sama, et kui abielu väärastati 2023, siis ma kuulsin ühiskonnas sellist krõksu ja see krõks oli ühiskonna viimane moraalne selgroog. Ja midagi juhtus rahvaga, et enam ei oldud valmis, kuni sinnamaani veel tuldi välja ja tegeleti asjadega ja kuidagi toimus nagu mingisugune ühiskondlik elu, aga peale seda krõksu, mulle tundus, et revolutsioon on võtnud selle selgroo niimoodi ja lihtsalt ära hävitanud. Ja mingisugune letargia levis ühiskonnas peale seda. Kuni sinnamaani välja, et näiteks mina ei pea Eesti riigist enam sellisena lugu, mis on lubanud sellisel asjal toimida. Kuni sinnamaani minu isiklikus elus samamoodi, eks ju. Et kuni sinnamaani ma veel mõtlesin seda, et kui peaks Eesti riiki rünnatama, olen ma valmis ohverdama oma elu selle riigi eest printsiibis eelkõige, sest see on minu au küsimus, et ma annan oma elu selle riigi eest. Ma ei jäta seda andmata ja vaja siis nõustun sellega, et ka minu pojad teevad seda. Aga kui see juhtus, siis ütlesin ma nagu südames seda, et ei, selle väärastunud riigi eest ma enam oma elu ei anna. See on nüüd teie lilla brigaadi poolt üle võetud riik. Nüüd saatke oma lilla brigaad üksinda rindele. Narva rindele. Nii. Mängige seal Sinimägesid nii palju kui tahate. See on teie riik, see on teie ideoloogia, see on teie oma. Mida te siin riigina kujutate, ärge sundige mind selle asja eest surema. Loomulikult, kui tuleb mingisugune sõjaolukord või midagi muud, siis need argumendid ei päde. See on selge, aga ma siis ei ole mingisugune kuu pealt kukkunud, aga vähemalt mina olen endale selle selgeks saanud. Minus endas käis ka see krõks ja ma tundsin seda nagu ühiskonnas laiemalt. Ja kui vaadata nüüd seda, mida nagu Kallas siin teeb, siis ikkagi tahaks nagu raputada inimesi ja ütelda, et kuulge, kas te nüüd tõesti lasete selle sündida või? Kristlaskond ja kõik muu. Kas te nüüd tõesti nagu istute, kui kaua te veel mämmutate siin nüüd? Et mida te veel ootate nüüd? Et teid pandaks ja topitaks sinna loomavagunisse või? See on järgmine tase. Aga vaata, korra ma pistan vahele, et kui oli 5. septembris, oli see Eesti Rahva Muuseumis toimunud rüvetamine, rüveetendus, eks ole. Et siis mina võtsin sõna ja kirjutasin ja ütlesin, et see on nüüd see viimane asi, et kui te nüüd rahvuspühamus tolereerite sellist asja, nii, et siis ei ole enam midagi, siis on kõik pühadused on läinud. Aga paistab, et tegelikult revolutsioon suudab leidlikult ikka jälle uusi selliseid pühaduse rüvetusi tuua ühiskonna ette ja nõuab inimestelt nõustumist ja inimesed vaatavad võib-olla õuduses, võib-olla nõutuses, võib-olla vihaselt, aga nad ei ütle midagi. Ja see ongi nad ei ütle midagi. See ongi probleem. Ja see ongi probleem, see on kristlaste probleem, sest see puudutab kristlikke erakoole reaalselt, see ka hakkab puudutama reaalselt. Ja ma lubasin siin tuua nagu ühe näite veel. Ma toon selle ära ja siis arutame nagu selles osas ka, et see, et mida tegelikult Kristina Kallas on nagu välja toonud, see ei ole üldse juhuslik. Et tegelikult Haridus- ja Teadusministeeriumist on tehtud selline revolutsioonipesa. See on vaata, et veel hullem keskus kui Sotsiaalministeerium, kõikide oma sugu vahetanud kantslerite ja muude nii-öelda selliste ideoloogiliste komissaridega seal. Aga Haridusministeeriumist on tehtud põhimõtteliselt selline nagu noorte ideoloogilise indoktrineerimise keskus. Ja kui vaadata seda, et millise ettepanekuga siin 2025 eelmise aasta alguses ministeerium tuli veel välja, kui arutati kirikute ja koguduste seadust.
sa ilmselt mäletad seda, eks ju. Siis ministeerium, haridusministeerium tuli sellise ettepanekuga välja, et põhimõtteliselt oleks vaja täies ulastuses karistusseadustiku paragrahv 151 ehk siis vaenu õhutamise keeld ja seda juba muudetud vormis, mis siis takistaks vaenuliku ideoloogia levitamist usuorganisatsioonides. Et see pandaks ka kirikute koguduse seadusesse sisse. Ehk siis teiste sõnadega, kui me vaatame seda kirikute ja koguduste seaduse nagu terviklahendust, mida see siis ette näeks, oleks see, et liberaalsetele lääne väärtustele vastu seismine, nagu siin on näitena toodud näiteks Krakowi katoliku peapiiskop Marek Jedrzejewski väljaütlemist 2019. aastal, mil ta ütles, et LGBT Pride või uhkuse paraad on hullem katt kui Punaarmee. Kui selline nii-öelda Euroopa riiki või Euroopa väärtustele, samadele väärtustele, mida Kallas sealt Riigikogu puldist ilusti meile kuulutab, 20 sugu jällegi konsensuslikult. Kallas on suur selline konsensuse austaja. Hiljuti ta rääkis ka meile, et meil on teaduslik konsensus selles, et meil on 20 sugu. Ja et iseenesest täitsa selline demokraatlik lähenemine, eks ju, konsensus on oluline ühiskonnas saavutada. Ja teadus. Ja teadus. Nii, konsensus ja teadus. Aga et selliste väljaütlemiste ja sellise kirikliku poliitikaga osa kirikud siin Eestis, nagu näiteks katoliku kirik, ütleme nii, kui meil tuleks tõeliselt traditsiooniline paavst, mis ütleks, et ei igasugusele LGBT ideoloogiale. Me peame vastu seisma sellele, meie õpetus on nimme otseselt sellele vastu. Mitte, et paavstid ikka vahepeal jälle toonitavad seda asja, aga natukene sordiini all on see praegu olnud. Aga ütleme, et tuleks veel käredam ja palju käredam mees, kui siin viimased 2 paavsti on olnud. Ja ütleks väga selgelt välja, et ei, see on meie võitlus. Siis kirikute ja koguduse seadusele tuginedes võiks võtta Siseministeerium ettevaatusabinõusid ette sellise kiriku suhtes, kelle siis emakirik väljendab selliseid euroopalike väärtuste vastaseid ideid. Et see oli skandaalne ettepanek põhimõtteliselt haridusministeeriumist, mis tuli välja eelmise aasta alguses ja see näitab seda, et milliseks revolutsiooni pesaks on kogu see haridusministeerium kulgenud. Et me hakkame hindama Eestis Siseministeeriumi tasandil seda, et kas nüüd katoliku kirik ja näiteks ortodoksi kirik, et kuivõrd hästi nad praegu siin nendele LGBTIQ väärtustele vastavad. Kas nad ikka näiteks oma erakoolides õpetavad neid või mitte? Ja kui kuskil emakirikus on välja öeldud nagu väga sellised jõulised positsioonid, siis hakkame siinseid kirikuid võimaluse korral sulgema. Hoolimata sellest, et võib-olla nad ise on siin nagu vaiksed nagu hiirekesed, ei teegi mitte midagi, aga kui näiteks Rooma paavst käratab sealt nagu Püha Pius 5 või Püha Pius 10 näiteks, niimoodi, et raksaki käib niimoodi korralikult taevast välk läbi, siis me hakkame siin, mis kantslerid need olid, erinevad siin Siseministeeriumis, kes on öelnud, et kirikuid võidaks hakata sulgema. Nii, me hakkame kaaluma sellist asja siin. Ja see on selles mõttes nagu hullumeelne olukord, aga näitab tõesti seda, et kuhu haridusministeerium on välja jõudnud. Aga jah, see on üks nagu näide lihtsalt sellest. Aga ja ikka jälle tulen tagasi selle juurde, et kristlased peaksid tõsiselt nüüd tundma ennast häirituna sellest olukorrast. Et kristlased võiksid nüüd hakata nagu natukene mõtlema, et see selline vaikne sussi lohistamine mööda maad ühiskonnas niimoodi, vaikselt mööda nurki käimine niimoodi, ei too tulemust ühiskonnas, et teid tallutakse surnuks ühiskonnas. No ma arvan, et praegu võib-olla loodetakse sellele, kirikute nõukogus, võib-olla meie Luteri kiriku juhtkonnas, ma ei ole kellegagi isiklikult arutanud ja see Kristina Kallase vastus on ka nii värske, et ei ole jõudnudki kellegagi siin arutada seda teemat välja arvatud siis sinuga,
et aga ma arvan, et nad kõigepealt loodavad välja venitada järgmise aasta valimisteni, juhul kui need korralised Riigikogu valimised ikkagi toimuvad. Kui ei tule sõjaolukorda või eriolukorda või midagi muud, mis siis takistaks nagu valimiste läbiviimist. Ja nad loodavad vaikselt selle peale, et äkki tulevad natukene mõistlikumad poliitilised erakonnad võimule. Äkki tulevad Isamaa ja Keskerakond. Ma tean, et Keskerakond on olnud Urmas Viilma jaoks kuidagi sümpaatne, kuigi ta ise on kuulunud Isamaa eelkäijasse ja tema abikaasa kuulub praegu minu teada Isamaasse, aga kindlasti on see Isamaa ja Keskerakonna selline tandem Urmas Viilma ja võib-olla veel mitmete kiriku juhtivate tegelaste jaoks sümpaatne, et nendega annab juba rääkida, ilma et peaks mingisugust vastasseisu ühiskonnas, kunstlikku nagu öelda jutumärkides, kunstlikku vastasseisu tekitama, et meil ei ole praegu vaja siin nüüd kultuurisõda uuesti püsti panna. Huvitav küll, kes seda vastasseisu ühiskonnas tekitab? No just nimelt, et äkki kristlased on kogu aeg seda vastasseid, tegelikult seda nad ütlevad, et aga sina, Markus, oled üks nendest, kes on kultuurisõja meile importinud. Et ei tea et muidu oleks meil siuke õnnis areng olnud homoabielu suunas loomulik selline kujunemine, ühiskonna küpsemine. Aga vaata, sina lugesid mingid Ameerika žurnaali ja said ideed ja tõid sealt siis selle kultuurisõja siia. Aga vaata, väga huvitav on see, et LGBT ühendused, Sotsiaalministeerium ja Reformierakonna ja E200 ideoloogid, kes kõik on pooldanud kooseluseadust ja kõik muud, nemad ilmselt tulid selle peale Kalevipoega lugedes, eks ju. Et põhimõtteliselt Tuglast ja Tammsaare Tõde ja õigust lugesid päevade pikku ja siis tulid nagu sellisest Eesti enda kultuurilisest segmendist, tuletasid selle, et meil võiks olla kooseluseadus ja sooideoloogia ja homoabielu. Et see oli kindlasti see protsess, kuidas nemad selleni jõudsid. Jah, et kui Andres ja Pääru, ole, oleks võinud altari ette astuda selle asemel, et kakelda seal oma kohut käia, eks ole, et oleks rõõmsa kooselu saanud. Aga Martin Helme on kunagi rääkinud kultuurisõja ministeeriumitest, ehk siis loomulikult valitsusasutused on revolutsioonilise võimu käes muudetudki löögirühmadeks selleks, et oma revolutsioonilist ideoloogiat ellu viia. Et põhimõtteliselt on võetud Eesti Vabariigi põhiseaduslikud institutsioonid või siis seadustes ette nähtud valitsemisasutused ja on rakendatud need revolutsiooniteenistusse. Et Rahandusministeeriumi kohta saaks öelda, et see on selline fiskaalpoliitika kujundaja ja nii edasi, et seal on nagu vähe ideoloogiaga pistmist, kui ka see on muidugi ikkagi ideoloogiline asutus, aga on siis sellised kultuurisõja ministeeriumid, mis siis tegelevadki tegelikult kultuurisõja edendamisega Eesti ühiskonnas. Me ei ole mitte SAPTK, mitte mingid kristlikud ühendused või üksikud võitlejad siin, aktivistid, vaid see on ikkagi riigiasutuste selline kaskaad, kes on rakendatud kultuurisõja ja revolutsiooniliste ideede elluviimise teenistusse. Kahtlemata Haridus- ja Teadusministeerium on üks nendest olulisematest ja seda juhib praegu siis seesama Kristina Kallas. Nii. Loomulikult ka, ma ei tea, kas Sotsiaalministeerium eksisteerib või on talle mingi uus nimetus antud, eks ole. Neid on ju muudetud siin, eriti praeguse selle režiimi ajal. Siis Majandusministeeriumist on tehtud Kliimaministeerium või ei ole? Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on ikka ilusti olemas. Selge, aga Kliimaministeerium oli vist Keskkonnaministeerium, aga talle anti mingid lisafunktsioone juurde. Aga see on puhtalt tegelikult selline kultuurisõja ja ideoloogiline ministeerium selleks, et siis seda rohepoliitikat ja roheideoloogiat edendada. Et see ei piirdu siis ainult sellise perekonna ja inimkäsitluse ümber kujundamisega, vaid ka keskkonna ja ühiskondliku mõtlemise ümber kujundamisega siis suhtes keskkonnaga ja kliimaga. Nii et tegelikult need tüübid täiesti nahaalselt kasutavad ära Eesti Vabariiki ja riiklikke struktuure ja siin nüüd ongi see küsimus, et kuidas me hindame, kas kogu riik on sedavõrd korrumpeerunud selle ideoloogia käes,
et me ei saagi enam teha vahet valitsuse või valitsusasutuste ja riigi kui sellise vahel. Või me saame, nagu paljud ütlevad, et mis te riigist kritiseerite, et kritiseerige valitsust, et valitsused tulevad ja lähevad. Ma arvan, et see asi on tegelikult läinud kaugemale. Ja seda on selles mõttes oluline tähele panna, et kui peaks tulema uus valitsus, niikuinii tuleb ühel hetkel uus valitsus, eks ole, et see praegune ei jää ju lõpmatuseni paika, ja võib-olla tulevad natukene konservatiivsemad jõud, võib-olla isegi EKRE ühel hetkel saab valitsusse, saame näha. Hästi ma ei usu seda, aga ütleme, Isamaa tõenäoliselt võib saada valitsusse küll, võib-olla saab ka Keskerakond valitsusse. Nii, nad hakkavad mingeid asju ümber tegema. Aga kas nad on võimelised ja tahtelised ja ka suutelised lammutama kogu seda korrumpeerunud revolutsioonilist süsteemi, mis on tegelikult kokku kasvanud, läbi põimunud üksteisega. Et minu meelest ikkagi me ei saa teha vahet enam riigi ja valitsuse vahel, vaid kogu see asi on kasvanud kokku ühtseks revolutsiooniliseks ideoloogiliseks režiimiks. Ja me võiksime tegelikult nimetada kogu seda revolutsioonilist režiimi nimedega süva- ja püsiriik. Et see ongi revolutsioonilise režiimi üks selline tegevusplaan. Ta kasutab Eesti Vabariigi Eesti Vabariik oleks sisemiselt muudetud enda nagu kehandiks, kuigi väliselt ta on justkui Eesti Vabariik. See on ju idee, eks ju. See on selline nii-öelda ulmekirjanduses tuntud idee, et tuleb mingisugune parasiit kuskilt Marsilt ja sööb inimese seest ära. Niimoodi, et inimene näeb välja küll inimese moodi, aga ta käitub juba selle parasiidi loogika ja vajaduste järgi. Tema peremeesorganismi. Peremeesorganism juhib teda ühte suunda ja teise suunda. Nii. Ja siis, kui vaja on, siis ta on vaja, väga huvitav, kui vaja, siis ta ka teavitab sellest, kui keegi ei ole peremeesorganismi poolt veel üle võetud. Te kõik olete näinud seda Keith Sutherlandi kuulsat karjet, eks ju. See mees ei ole üle võetud. Kiiruga tehke ja võtke ka tema üle. The Body Snatchers from Mars oli selle filmi nimi vist nii palju. Aga see toimub lääne ühiskondades. Aga see toimub lääne ühiskonnas ja Ionescu ninasarvik on üks nendest. See absurdne või absurdikirjanduse üks selliseid klassikuid. Inimesed muutuvad ninasarvikuteks. Ja lasevad ringi mööda tänavat ja põhimõtteliselt ongi hetkel jääb järgi ainult mõningaid inimesi, üksikuid, kes hakkavad kahtlema oma mõttetegevuses ja tervises, mis toimub, kõik on ninasarvikud. Ja kuigi võib-olla hakkab juba tegelikult endas ka nägema seda muudatust, et hakkan ka mina vaikselt ninasarvikuks muutuma. See vist Ionescu sõnavähem lõpus ongi. Mäleta selle teksti lõppu, aga need on need kujundid. Need on need kujundid, the body snatchers from Mars. Et see on see kujund, nii, sind on üle võetud selle peremeesorganismi poolt. Ja Eesti riik on loomulikult üle võetud peremeesorganismi poolt, milleks on selline rahvusvaheline revolutsiooniline süvariik, eks ju, kelle kohalikud asehaldurid need praegused siin on. Ja me ei saa ka, ma olen nõus sinuga, me ei saa niimoodi eristada riiki ja valitsust Eestis teineteisest. Ja selle idee ju ongi see, et oleks midagi püsivat. Et ei oleks ainult valitsuste sellisest rahva tahtest sõltuvate valitsuste peal kogu see revolutsiooniline tegevus siin, vaid siin oleks ikkagi oma klass, kes kujutab sellist nii-öelda revolutsioonilist klassi, kes peab seda riigikest ikkagi niinimetatud õigel kursil. Sellest on hoolitsenud avatud Eesti fondid ja avatud maailma fondid Sorose rahadega, mis on alustatud
juba 90-ndatel ja 2000-ndatel, eks ju, ja siis on kiiruga šmuugeldanud ennast Eesti maksumaksja kukru peale loomulikult, ega siis Sorosel ka ei ole raha nagu lõpmatuseni, et alustatakse küll Sorose rahadega, aga kiiruga pannakse ennast kohe niimoodi Sotsiaalministeeriumi palgareale ja toetuste reale. Ja see ongi nagu riigi struktuur. Ja see on riigi struktuur ja tegelikult ongi küsimus, et kas seda riiki sellisena on enam võimalik muuta ja loomulikult Keskerakond ja Isamaa seda mitte ainult ei ole võimelised tegema, vaid nad ei taha seda teha, sest nad tegelikult on osa sellest ühisest süsteemist, sellest ühispartei süsteemist, sellest revolutsioonilisest režiimist ühel või teisel viisil. Nad on lihtsalt selle režiimi natukene mõistlikum osa, kes üritavad välja mängida seda igavest duaalsust või dualismi, hegeliaanlikku dualismi, et meil on tees ja antitees ja siis me pidevalt nagu nendega mängime. Niimoodi, et kui tuleb üks, siis teine peab vastu tulema ja lõpuks me siis jõuame ikkagi nende vastandite kaudu välja sellise toreda sünteesini, mis süntees muutub jälle uuesti teesiks, hakkab jälle uuesti see dialektiline protsess peale. Aga okei, see selleks. Aga seda mängu meil ju mängitakse kogu aeg Eestis. Aga oluline on see, et riigil oleks nagu selline kammertoon või selline nii-öelda toon olemas, kuhu see riik on suundunud. Ja selle moodustab ja selle tooni annab nii välispoliitikas kui sisepoliitikas kui kõikides nendes identiteedi hullumeelsustes ja revolutsiooni hullumeelsustes selline püsivalt indoktrineeritud ametkond, kes teab, kuhu see riik peab jõudma välja. Ja siin mingisugused ministrid, kes vahetuvad nagu aasta on üks minister, aasta on teine minister, see on see kuulus nii-öelda yes minister, sorry. Et idee on ju selles, et minister võib vahetuda, aga meie siin kujundame seda riiki tegelikult. Et Mr. Sir Humphrey on see, kes seda riiki reaalselt kujundab ja poliitikaid teeb. Ja sellele lollile, kes seal istub, kas alguses siseministri ja pärast peaministri tooril, tuleb lihtsalt ette sööta vajalikke asju, et ta teeks seda õigel viisil ja teeks õigeid otsuseid. No vahepeal läheb natuke nihu ja saab nalja, aga põhimõtteliselt on idee see. Ja see ongi see küsimus, et jah, ma olen nõus sinuga, et me ei saa tegelikult riiki ja režiimi enam teineteisest eraldada või valitsust riiki ja režiimi. Ja kui sa vaatad kas või näiteks Kalle Laaneti näitele, kuidas võimuparteisse kuuluv igati ontlik minister sattus ühel hetkel süvariigi viha alla, sest ta oli julgenud kahelda prokuratuuri tegevuse nagu mõistlikkuses või seaduspärases käitumises. Ja talle tehti kohe, tekitati krimmasi ja nüüd on ta süüdi mõistetud ja selles mõttes nagu tühistatud, eks ole, et sa võid olla isegi võimupartei liige, sa võid kuuluda isegi sinna kõrgemasse ešeloni, aga sulle näidatakse koht kätte niipea, kui sa isegi tahtmatult hakkadki oma ministri tööd tegema ja aru pärima, et ta oli justiitsminister, et miks siis prokuratuur, eks ole, teeb selliseid ja selliseid otsuseid, eks ole, et minister tahab teada, miks ja talle tehti kohe. Hea näide selles suhtes, et tegelikult need inimesed, kes on poliitilistel ametikohtadel, on ka sageli lihtsalt sellised lükata, tõmmata kujud, eriti kui vaata mingi, ma ei tea, Yoko Alender või mingisugune, kes seal kõik nad on olnud Reformierakonna ridadest, aga ka Eesti 200 ridas, mingi Igor Taro, eks ole, või kas või sama Kristina Kallas, et nad on lihtsalt inimesed, kes on ise veendunud, et nad ajavad õiget asja, aga tegelikult nad on osa sellest laiemast ja enamasti varju jäävast süsteemist, mis võib ka nemad alla neelata ühel hetkel või ära tühistada, kui nad mingis osas lähevad vastuollu. Nii et selles mõttes meil on see probleem palju tõsisem, kui me võib-olla arvame, et nüüd ja küll, et me alustasime seda saadet sellest homo 5-aastaku plaanist ja Kristina Kallase sõnavõtust vastusest arupärimisele Riigikogus, nii,
et mõtleme, et äkki tuleb siin järgmine kord või järgmisel valimistel mingi mõistlikum haridusminister ja muudab ära. Võib-olla muudetaksegi ära, võib-olla tehaksegi mingisugune parandus nendes asjades. Aga nagu me nägime aastal 2019, kui ka EKRE sai valitsusse, et tegelikult mis siis lahti läks, kui EKRE ministrid hakkasid midagi nagu sisulisemat muutma selles kursis. No hommikust õhtuni turm tuli peale ja tegelikult väga paljudes olulistes asjades nad ei saanudki mitte midagi teha. Kas või e-valimiste puhul, eks ole, et kui EKRE oleks suutnud tol hetkel midagi ette võtta e-valimistega. Seal oli kõigepealt Gert Kingo ja siis, kes see järgmine minister oli? Karu. Jah, Karu, oligi Karu. Eesnimi ei tule meele. Kaimar Karu või? Jah, vist Kaimar Karu äkki, jah. Et ja siis oli vist veel, üks oli veel pärast, et lihtsalt ei olnud enam, aeg sai otsa, enne joosti see valitsus pikali, aga see oleks olnud väga oluline asi ära teha. Ja ma tuletan seda meelde selle pärast, et kui me räägime kultuurisõja teatud võitude tagasipööramisest, siis see eeldab tegevusplaani, see eeldab seda, et sa tead, mida sa teed ja kuidas sa teed ja et sa ka arvestad selle vastuseisuga, mis sul on ministeeriumides, mis sul on süvariigis, mis sul on püsiriigis ja tegelikult see eeldab kogu selle, minu meelest selle praeguse struktuuri täielikku ümberkorraldamist, ilma selleta ei saa. Jällegi me jõuame selle riigi restardini välja, et tegelikult siin tuleb üks tugev viiruse tõrje teha selles kompuuteris praegu. Võib-olla sellest riistvarast on veel mingit asja, ma ei oska öelda, aga see tarkvara, mis siin sees on, tuleb täiesti välja vahetada ja ikka korraliku viiruse tõrjega üle käia ja siis on võimalik hakata seda asja võib-olla uuesti üles ehitama. Et senikaua me võitleme üksikuid võitlusi. Me võitleme siin võib-olla südametunnistuse, vabaduse, usuvabaduse eest, võitleme lapsevanemate õiguste eest, ise määrata väärtussüsteemi, mida oma lastele edasi anda, oma perekondades edasi anda, perekondade autonoomsuse eest nii-öelda. Võitleme veel paljude üksikute asjade eest ühiskonnas, üksikute õiguste, üksikute vabaduste eest, kas või see sama koroonaaegne, eks ole, kehalise puutumatuse põhiõigus, eks ole, et sa ei lase ennast riigil ära süstida mingisuguste ainetega ja sa ei saa lasta ennast panna olukorda, kus riik võtab sinu kõige põhilisemad õigused ära, kui sa ei ole nõus sellega, et nad tahavad sinu kehasse süstida mingisuguseid lõpetamata ohutusuuringutega vedelikke ja palju muud. Aga me peame lähenema sellele asjale tervikuna ja see on tegelikult konservatiivse leeri ülesanne ühel hetkel need read niimoodi kokku saada. Ma ei ole väga optimistlik, et me suudame seda, et ka eelseisvad valimised midagi väga palju suudavad muuta meie ühiskonnas. Aga see on see võitlus, et kuidagi me peame suutma ka oma lahkarvamustes ja kõigis nendes praegustes maailmavaatelistes ja muudes segadustes ja vastuoludes peame leidma kuidagi ikkagi selle ühisosa üles, et mida me siis tahame selle Eesti riigi nimelise asjaga peale hakata. Kas me näeme sellest kasu oma Eesti rahva tulevikule või mitte? Ma tahaks palju selle peale ütelda, aga aega hakkab otsa saama ja tegelikult mul on tunne, et seda, mida ma ütelda tahaksin, väga paljud ei tahaks kuulda selles küsimuses, aga ma lõpetan selle meie Fookuses saate 2023. aastal välja antud abielu kaitseks tehtud deklaratsiooni tekstiga, mis väga selgelt ütleb välja, et millega selle deklaratsiooniga liitunud inimesed liituvad ja mille eest nad ühiskonnas seisavad. Ja sellised Kallase, Kristina Kallase sugused revolutsionäärid peavad arvestama, et ühiskonnas siiski on neid inimesi, kes on selle deklaratsiooniga ka näiteks liitunud. Muuseas, kes ei ole veel liitunud, võivad seda teha abielu.info leheküljel. Abielu.info leheküljel. Ja siin me deklareerime, kinnitame selle deklaratsiooni lõpus järgnevat.
me kinnitame, et ei tunnista abieluna ühtegi ühendust, mis lahkneb abielu loomuseaduslikust tähendusest mehe ja naise liiduna. Me kinnitame, et seisame otsustavalt vastu loomuvastase abielu käsitluse õpetamisele lasteaedades ja koolides, ega luba oma lastel osaleda kooliprogrammides ja tundides, milles õpetatakse riigi poolt moonutatud arusaama abielust. See oli 3 aastat tagasi, kui me sellega välja tulime. Me kinnitame, et käsitleme Eesti Vabariigi Riigikogu otsust abielu ümber määratleda õigustühise ja rahvas sügavalt lõhestava riigivõimu kuritarvitamisena, millele astume vastu kõikide seaduslike vahenditega ning mille pöörame esimesel võimalusel tagasi. Meie kohustus inimestena on anda tunnistust igavesest tõest, abielu on olnud, on nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ükski riigi meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta. Sellepärast meie, Eesti Vabariigi kodanikud, astume avalikult vastu valitsuse püüdlusele abielu tähendust moonutada ning teeme kõik endast oleneva, et abielu mehe ja naise liiduna kajastuks ühiskonna elu alusena meie riigi seadustes ning oleks ideaalina ausse tõstetud. Need inimesed on olemas, need inimesed peavad üles tõusma sellisele revolutsioonilise agendale, nii nagu seda Kristina Kallas haridusministeeriumis üritab juurutada, vastu astuma ja ütlema selgelt välja, et ei, me ei luba oma lastele seda, et neid indoktrineerib ja kujundab nende moraalseid ja maailmavaatelisi alustalasid selline revolutsionäär nagu Kristina Kallas koos oma revolutsioonilise ministeeriumiga. Haridusministeeriumiga. Ei, me ei luba seda. Mina ei luba seda isana, kui mulle peaks lastele selline variant ette pandama. Ma arvan, on paljud teised, kes ei luba seda isana. On olemas ilmselt veel kristlikke koole, kes ütlevad ei, ma tahan loota sellisele haridusprogrammile. Ja kui te tahate vastuolu ühiskonnas, kui te tahate seda ühiskonda lõhki käristada, siis te peate seda tegema. Aga meie ei ole need, kes alistuvad. Meie põlve ei nõdguta selle ideoloogia ees. Ma loodan, et see peaks olema üha rohkem kristlaste, aga kõikide südametunnistustega inimeste positsioon Eesti ühiskonnas. Aitäh sulle, Veiko, selle Fookuses saate eest ja siia Tallinnasse tulemast. Aitäh kutsumast, jõudu meile selles võitluses.